Nii et täna me selle ette kavatseme võtta ja meie ootused on see, et tänase päeva lõpuks te oskate kirjeldada, miks vaimse tervise ja psühhosotsiaalse tugi on oluline kriisikommunikatsioonis. Miks on see oluline? Ja meie eeldame, et te saaksite välja tuua ka omapoolsed takistused, perspektiivid just potentsiaalse sõja olukorras. Me toome välja sellised kõige tulisemad teemad, millele me hakkame rohkem keskenduma, just need tulised teemad seoses sõjaga, mille pärast on eestlased mures seoses sõjaga. Ja lõpetuseks räägime ka riski kommunikatsiooni nii-öelda sõnumitest ja kuidas neid kujundada. Nii, palume liikuda järgmise slaidi juurde. Ma annan teile sellise kiire ülevaate sellest, mida meie rahvusvaheline kogukond kriisi kommunikatsiooni raames teeb. Nagu ma mõistan Eesti kontekstis, sest hommikul me juba oleme suhelnud alates juulikuust erinevate sihtgruppidega, valmistamaks ette tänaseks, siis me oleme mõistnud, et siin on hirmu ja ärevust, nii et me tahaksime et te mõistaksite, mis on see raamistik lisaks NATO ja sõjalisele aspektile, aga mida see raamistik kujutab rahvusvahelisel tasandil? See on väga lihtsustatud versioon, siin on väga palju asutusi, kes tegelevad kriisikommunikatsiooniga, aga meie asutuse raames meil on selline juhtkomitee ja see oli kõige esimene organisatsioon, mis siis ÜRO all tegutsema asis. Kas te olete OCHA nimelisest asutusest kuulnud? See on asutus, mis seda kõike koordineerib, et nad vastutavad selle eest, et kõik tegelevad õigete ülesannetega ja nemad on nii-öelda see keskne asutus, kes kõike koordineerib ja siis on spetsialiseerunud ÜRO asutused ja siin oleme ka meie, sest me oleme vähemalt ainult üks väike osa kogu võrgustikust ja see ratas näitab kogu seda klastrit, kui on kommunikatsioon, kui on mõni ohuteade, näiteks Kambodžas on üleujutused, siis seejärel Kambodža valitsus teavitab ÜRO-d või OCHA-t ja ütleb, et meil on vaja abi. Nii et ÜRO saadab kohale meeskonna, mis siis esindab tervishoiu ja tervisekindluse osakondi, saadavad meeskonna, et nad selgitaksid välja, mida on vaja. Nii et nad hindavad, mida on vaja ja hiljem saadavad omapoolse toe, aga see võtab ju päris palju aega. Jah, ta võtab, sest me peame veenduma, et kõigi vajadused oleks kaetud. Terviseorganisatsioon siis vastutab terviseklastri ees, nii et põhjus, miks te täna siin olete, on just see, et tervise perspektiivist sõjarisk tekitab ju väga palju probleeme. Mitte ainult trauma, mis tuleb konfliktist või sõjast, aga loomulikult ka vaimse tervise ja psühhosotsiaalsed murekohad. Nii et jah, füüsiliselt oleme me mõjutatud, aga me peame arvestama ka vaimse tervise kaasnevaid probleemi. Ja siia on loonud juhiseid vaimse tervise ja psühhosotsiaalse toe raames, nii et me oleme praegu ka ise koostööd tegemas nende kahe raamistikuga. See minimaalne tervise teavituspakett toob välja need vaimse tervise ja psühhosotsiaalsed tegurid. Teie jaoks võivad need olla psühholoogid, terapeudid, nõustajad, jah, aga ka teie olete üks nendest osalejatest, sest teie olete valitsuse ja ministeeriumite hääl kommunikatsioonis inimestele. Teie kajastate ja võimendate seda sisu, mis jõuab inimesteni, nii et teie olete samuti MHBSS-i üks osalejaid. Ja te võite ju öelda, et aga mul ei ole ju vaimse tervisealast haridust, mida mina tean, aga sellepärast te täna siin oletegi. Te olete siin, et mõista, kuidas teie roll on oluline tagamaks, et need sõnumid, mis välja jõuavad, ei tekitaks ärevust juurde, sest nende eesmärk on rahustada inimesi ja valmistada ette, nii et teie inimesed, Eesti inimesed ei oleks veelgi enam mures, vaid hoopis rohkem ettevalmistunud. See on siis rahvusvahelise terviseregulatsiooni osa
Need viidi lõpuni 2005, aga neid ajakohastati alles eelmisel aastal ja IHR on sinna lisanud 196 riiki, Eesti üks nendest, nii et Eesti ütles jah, me oleme nõus kõikide rahvusvaheliste terviseregulatsioonidega ja IHR üritab välja selgitada, kas te olete valmistunud erinevateks haiguspuhanguteks, sõjaks, kõikideks nendest aspektidest, mis inimesi võib mõjutada. See on meie alusdokument. Me oleme läbi viinud ühise välisvaatluse selle põhjal, et teie olete meid siia kutsunud, nii et te olete mind siia kutsunud aastal 2023, nii et see ei ole lõplik versioon, see on avatud versioon veel ja nagu näha, siis teie riik on võimaldanud ka avaliku ligipääsu ja vaadake siin tulemusi. Oma tervisekriise te haldate väga ilusti, teil on hinne 5, seda on väga raske teha. Nii et see tiim, kes külastas Eestit, põhimõtteliselt ütles sellega hea töö. Ja kui me vaatame rahvatervise ja julgeolekuasutuste koostöö, seal on hinne ainult 2, mis tähendab, et teie julgeoleku inimesed, kes kaitsevad teie piire, kaitsevad teid potentsiaalsete rünnakute eest ja terviseinimesed ei räägi omavahel nii palju, kui nad peaksid ja sellepärast on seal 2. Ja loomulikult on seal veel üksikasju, aga selle kohta on ka aruanne, mida saan teiega jagada, nii et see skoor näitab teile, kuidas teil läheb, aga vaadake siia allapoole täitsa lõppu. Siin on riskikommunikatsioon, siin olete teie, siin on teie töö. Siin teil on hinne 4, mis on väga hea tulemus, kuid kõige oluline, mida ma olen siin välja toonud, kogukonna kaasamine, siin on teil 3, mis on okei. Aga see on kõige olulisem osa, tagamaks, et teie kogukonnad on teie lahenduse osa. Ja kui ma vaatasin teisi ohte, siin on sõda. Nii et teie piiripunktide küsimus 3, 5 sellest, et te olete valmis potentsiaalseteks keemilisteks rünnakuteks. See on väga hea, 5 on väga-väga hea. Teil on ka 5 võimaldamaks radioloogiliste või tuumaküsimustes, ka seal te olete täitnud. Kui me räägime siis keemilise ja tuumaküsimuste, siis 5 on väga raske saada, nii et Eesti on juba väga heal järjel, aga milles me peame vaeva nägema, on veel kogukonna kaasamine ja psühhosotsiaalne tugi, mis tuleks sinna lisada. Kas need on halvad hinded? Ei. Vastupidi, te olete näiteks paljudele teistele riikidele näitamaks, kuidas annab seda süsteemi parendada. Teil on see olemas ka õppekavades, katastroofideks ettevalmistamine, me ei näe tihtides riikides, nii et te näitate ülejäänud maailmale, kuidas teha asju paremini, aga on valdkondi, millega me saame teid ka veel aidata. Aga mida me siis siin teeme? Taaskord me töötame riski kommunikatsiooni kallal ja kogukonna kaasamine on selle kõige keskmes, sest et see sillutab infoteemiat ja selle haldamist. See näitab, kuidas me võtame vastu neid sõnumeid ja kuidas inimesed neid enda jaoks tõlgendame. Nagu ka Johannes ütles, et tuleb esitada piisavalt küsimust, vaadata, mis neile vastatakse ja sellele vastanduda. Ja MHBSS kannab hoolt just selle eest, et inimese meel ja keha oleks vastavuses, nii et me tihti keskendume sellele, mis on nähtav ja MHBSS ei ole tihti nähtav probleem. Me tegime publiku analüüsi, kus me rääkisime erinevate ekspertidega Eestis tänaseks ettevalmistuseks ja me õppisime seda, et eestlased, ja see on muidugi üldistatult, aga eestlased ei taha
just kergelt abi vastu võtta. Nad ei taha eriti abi küsida, seda vastu võtta, aga kui keegi on ka ilmselgelt hädas, siis nad ei taha ka abi pakkuda, sest nad ei taha sekkuda. Nii et see on takistus, mille me oleme Eestis tuvastanud selle jaoks, kuidas pakkuda vaimse tervise ja sotsiaalset tuge. See ei tähenda, et ei saa seda pakkuda, aga me peame leidma need stigmad ja lahendused ja lihtsalt võib-olla lepima sellega, et see ongi Eesti kultuur. Niimoodi me peamegi kohaldama oma poolt edastatavad sõnumeid. Nii et taaskord takistused on olemas, aga see ei tähenda, et töö edasi ei läheks. Me lihtsalt peame leidma vastavad lahendused. Nii et see ristumine on siin väga tugev ja me eeldame, et inimesed lihtsalt saavad ise hakkama. Siin on mõni katastroof, appi, see ei ole aktsepteeritav. Me peame vaatama, kuidas kommunikeerida hüvesid ja ohte ja leidma nende vahelise tasakaalu. Iga barjäär, mida te mainisite, korraliku kogukonna kaasamisega saab need kõik ületada. See muudab asju. Kui te hakkate rääkima inimestega, kes on teie haavatavad rühmad, kui te hakkate päriselt rääkima inimestega väljaspool oma kogukonda, ma ei näe siin ühtegi ukrainlast siin saalis. Kui te hakkate rääkima ukrainlastega, te hakkate rääkima sisserändajatega, kui te hakkate rääkima kodututega või kõikide nende erinevate haavatavate rühmadega, siis äkitselt näete, mis on nende murekohad ja nende barjäärid. Ja see on see retsept, kuidas nende probleeme ja muresid lahendada. Nii et see on kõige tähtsam asi. Eesti peab mõtlema sellele, kuidas suhelda kogukondadega ja te kõik ütlete, et ma töötan ministeeriumis, mina ei tea, kuidas seda teha. Teate küll. Teil on kõiksugu vabaühendusi üle Eesti, kes võivadki olla teie sild kogukonnani, nii et isegi kui te nende vabaühendustega ühendust võtate, siin ei pea olema rahastus taga. Te lihtsalt annate neile ministeeriumis ruumi, et kuulata, mida nad tahavad öelda, siis see muudab kõike, sest nüüd nemad on osa lahendusest ja usaldamatus hakkab kaduma, sest nüüd see on nende sõnum ka, mitte ainult teie oma. Nii et teil peab olema sõnumi üle omaniku tunne, aga te peate koos looma selle sõnumi koos nende inimestega, kes on teie sihtrühmiks. Nii et kogukonna kaasamine kõlab väga üldiselt, et selline tore asi, mis täiendab muud, aga ei, see on põhiline asi. Kui me õpetame sotsiaalset kuulamist, siis ja hakkate kuulma, mida Eesti inimesed ütlevad, siis kogukond on see värav, et mõista, mis on tegelikult mured, barjäärid ja mida nende osas ette võtta. Ma siinkohal võtan otsad kokku, et tekitades teist suuremat ärevust, aga me jätkame hiljem, et mida sellega peale hakata. Meil on nüüd barjääride loetelu, me kasutame Besteli raamistiku peale pausi selleks, et hakata natukene mõtlema sellele, et mida edasi teha.